Iga piima unistus on saada juustuks. Nii ütleb Andre Juustufarmi slogan ja minu vestluskaaslaseks on Andre Juustufarmi perenaine Erika Pääbus. Äri läheb hästi Hansalaadal? Ikka jah, Tartu on meil koduturg ja siin läheb alati hästi. No tartlasele te ei pea ennast pikemalt tutvustama, aga kes vaatab meid Eestimaa mõnes teises otsas, kus te siis täpselt asute? Me asume Tartu ja Põlva piiri peal, postitee otsas, ehk et 23 kilomeetrit Tartust Põlva poole. Ja kui kaua siis juba need nobedad käed seda iga piima unistust valmistavad? Juustu me teeme augustis saab 2 aastat, et natukene vähem kui 2 aastat täna, aga lehmad on meil juba 20 aastat. Mille poolest siis teie juustud, mis siin leti peal ka väljas on, erinevad näiteks sellest kaubast, mida igapäevaselt võib suurtes marketites osta? Eks ta on tehnoloogia vahe, ehk et meie teeme juustu täis piimast, me ei võta piima seest mitte midagi ära, ei pane sinna mitte midagi juurde, mis seal olema ei pea, et meil on sellised head, rammusad, toitvad, päris juustud. Suuremad ja väiksemad juustukerad on meil ka kenasti siin leti peal väljas. Kui kaua siis üks juust laagerdama veab, et ta oleks tõepoolest juba mulle näiteks maitsev? Meil kõige väiksem laagerdusaeg on 8 nädalat. Siis saavad valmis minid ja saab valmis klassik. Teised juustud on miinimum 3 kuud ja väga hea juust tuleb ikkagi 12-kuuse laagerdusega. Milline see väga hea juust on, kas see Andre Grand? Andre Grand Old, jah, on 12 kuud laagerdunud. Ja teil on pandud ka siia ilusti juurde tänukirjad, nii et teie toodang on pärjatud parima talutoidu ja parima piimatoote märgiga. Meie Andre Grand Old võitis siis kategooria võidu parim piimatoode ja võitis ka üldvõidu ehk et parim talutoode 2017. Need augud, mis juustu sisse tekivad, kuidasmoodi need sinna saadakse? Viisakalt öeldes bakter eraldab gaasi, et me paneme juustu sisse bakteri, kes siis seal teatud hetkel oma elutegevuse käigus eraldab gaasi ja ta siis surub juustu sisse need augud. Milline näiteks tartlase eelistus on? Tundub, et tartlase eelistus kattub enam-vähem kogu Eesti eelistusega. Täna me müüme kõige rohkem Noort Grandi ehk et 3-kuulise laagerdusega Andre Grandi. Need suured kirad, mis on, need mis sobivad väga hästi ka isegi jõusaali trenni eest. Ja just, et noorest peast on 12 kilo, aastasen on ta juba 10 kilo, ehk et ta kaotab kogu aeg niiskust, ta kaotab kaalu ja meil tööstuses töötavad ainult naisterahvad, ehk et nemad on tugevamad kui meesterahvad ja nemad tõstavad ja keeravad iga päev neid juustusid ja kõik ütlevad, et enam ei ripu kuskil mitte midagi, trenni ei ole vaja teha, et kõik on nagu hästi. Kuidas te üldse sellise mõtte peale tulite, et hakata juustu tootma? No eks me jõlkusime nende piimakriisidega ilusti kaasas kõigiga, võtsime kõigist osa täiesti ausalt ja siis ühel hetkel mõtlesime, et ega me peame oma mummukestele silma vaatama ja ütlema siis, et kuulge, täna keegi börsil ütles, et teie töö ei maksa nii palju kui eile ja me otsustasime, et hakkame väärindama oma piima ja jõudsime juustuni. Kus näiteks Tartu ja Lõuna-Eesti inimene siis saab teie toodangut nõutada? Konsumid, Maximarketid, Selverid, Lõunakeskuse taluturg, kaubamaja ja meie oma talupood meie juures. Aga pealinlane? Sama, Selverid, Maximarketid, Konsumid, kaubamaja, Stockmann, erinevad talupoed, kus piirkonnas siis mis on. Millised on tulevikuplaanid, mõtted, mis suunas need liiguvad? Täna me väärindame pool oma mummukeste piimast. Tahaks jõuda nii kaugele, et kogu meie piim läheb juustuks ehk et kogu piima unistus ära täita. Et selle jaoks me peame oma müüki suurendama, inimeste toidulauale saama, et me täna müüme ja toodame umbes 5 tonni juustu kuus ja saaksime oma mummukestega seda teha 12 tonni juustu kuus, nii et meil on veel arenguruumi on. Selleks, et seda maitsvat juustu saada, mis kõlbaks haugata moosiga, veini kõrvale või võib-olla lihtsalt niisama näksata, saan ma juba aru teie jutust, et on vaja mummukesi. Kui palju siis farmis neid mummukesi on, kes igapäevaselt piima annavad? 170 lüpsvat mummukest pluss noored, et farmis on meil 396 tegelast. Ja juustu jaoks muidugi juust hakkab juba põllult. Kuidas ma seda juustu siis suveõhtul, aga võib-olla ka sügisel, talvel peaksin sööma, mida sinna juurde sobib panna ja millega kindlasti ei tohi nii-öelda asja ära rikkuda?
nüüd olenevalt juustust, et klassik on meil ainukene, kes sulab kiiresti madalamal temperatuuril, et teda saab ka siis kuskil toitude sees kasutada. Niisama tükkidena süüa nautimise mõttes, siis tema on selline mahedam, et temal on võib-olla lahjemad joogid ja mahedamad kaaslased juurde. Iga järgnev vanus juba annab võimaluse kasutada juures kedagi tugevamat maitset, tugevamat moosi, tugevamat veini, tugevamaid, võib-olla maitsekamaid puuvilju, lisandeid ja nii edasi. Inimestel on täiesti vabad käed.